Tere tulemast, armsad õpetajad ja kõik koolis töötavad inimesed. Meie praktilise psühholoogia õpetajale abiks Facebooki gruppi. Olen mõelnud selle grupi avada just sellepärast, et praktilisest psühholoogiast õpetajale abiks räägitakse liiga vähe. Ja alles hiljuti rääkisin ühe õppejuhiga, kes ütles tagasisideks minu jutule, et praktilist psühholoogiat peaksid õpetajad palju rohkem tundma, et tõesti paljud koolitused ja paljud sellised materjalid aitavad õpetajat just õpilasega seoses. Aga see, mida õpetaja ise saaks iseenda heaks või oma töö raskuste ennetamiseks teha, et sellest räägitakse liiga vähe. Ja kuna praktiline psühholoogia on just otseselt seotud inimesega ja inimese endaga, nende teiste inimestega, kellega koolis tuleb kokku puutuda suurte ja väikestega, siis see on just see õige niisugune vaatenurk, kuidas õpetaja saaks kergemini oma probleeme ennetada ja igapäevase eluga kergemini toime tulla. Sellest kõigest jätkuvalt ja erinevatest viidetest, erinevatest materjalidest, erinevatest küsimustele vastustest hakkamegi selles grupis rääkima. Nii et olete kõik väga teretulnud ja väga teretulnud ka esitama oma küsimusi, kommentaare, soove ja kõiki muid selliseid teie elu ja tööelu rõõmu rikkuvaid ja rõõmu andvaid näiteid. Mida ma tahaksin veel öelda, on see, et selle grupi teljeks alguses vähemalt hakkab olema selline minu kirjutatud materjal 10 sammu, mis aitavad ennetada õpetaja tööraskusi. Ja kui nii kaua, kuni meil ei ole veel grupis tekkinud sellist omaette elavat arutelu, siis hakkangi mina nüüd sammhaaval väike õpiamps teise õpiampsu järel ka väikesi lühikesi videosid siia tegema, kuidas saaks hakata praktiliselt kasutama neid praktilise psühholoogia põhitõdesid, neid aluspõhimõtteid, mida väga palju mujal, näiteks ettevõtluses või ükskõik müügitöös või inimestega suhtlemises, peresuhetes, kus nendest palju rohkem räägitakse, kui sellega seoses, et koolis oleks võimalik õpetajate elu ka väga palju kergendada, kui nad oskaksid paremini, veel palju paremini rakendada neid nippe ja neid aluspõhimõtteid, mida praktiline psühholoogia endast sisaldab, kujutab ja pakub. Nii et olete väga teretulnud ja teretulnud küsima, teretulnud kommenteerima ja teretulnud oma kogemusi jagama, oma videosid jagama ka selles grupis. On kõik oodatud, vastu võetud ja rõõmuga ka siis kaasa löömas. Ja kuna on ilmad nagu nad on, siis lõpetuseks, et olge väga hoitud ja olge rõõmsad nii tööl kui kodus.